Üks tähtsamatest boksi põhimõtetest on siis see, et me suudaksime liikuda oma keha raskus ühest jalast teise jala peale, sest põhimõtteliselt löök ongi meie kehamass, on ju korrutatud siis kiirenduse peale ja kui me oskame seda hästi teha, siis on super, siis löök tuleb väga ilusti välja, on väga tugev ja vastupidi, kui me ei oska seda teha, siis löök tuleb aeglane ja ebakindel ja me kaotame tasakaalu ära. Esimene harjutus just tasakaalu jaoks, ehk siis esimene harjutus selleks, et me õpiksime paremini viia meie keha raskus ühest jalast teise peale, on kohe teie ees. Ehk siis meil on olemas meie õppeasend, on ju, ümar selg, natuke kõverad põlved, on ju. Ja siit vaadake, mis ma hakkan tegema. Ma viskan näiteks, ma võtan oma parem käsi ja viskan oma vasaku jala juurde. Samal ajal, kui ma viskan selle käsi alla, ma keeran parema kanna välja, keeran parem põlv sisse, pumps. Ja käsi siin on lõtv. Vot see liigutus annab mulle 100% kindluse, et kõik keharaskus on mul praegu vasaku jala peal. Niimoodi, pumps. Siit ma hakkan juba vaatama ette ja siis ma vaatan, kuhu ma hakkan tegema löögi vasaku käega, sest vasak jalg on mul praegu valmis tegema plahvatust. Ja siis ma teen pumps, näete. Nüüd minu kehamass on juba parema jala peal. Saate aru, jah? Ja ma olen ilusti balansis. Nüüd ma lähen kokku, nüüd ma viskan vasakut kätt parema jala juurde. Pum. Nagu ma ütlen, parem vasak käsi on väga lõtv, keharaskus on mul parema jala peale. Siit ma vaatan, on ju kann, on mul välja pööratud, põlv sees. Ma vaatan, kuhu ma pean lööma, ma teen löögi, pam, tasakaal jälle liigus paremast jalas vasaku jala peale, lähen kokku. Teen veel üks kord, lähen alla, pumps, parem käsi läks alla, kehamass on vasaku jala peal, täiesti. Siit ma hakkan tegema lööki, pumps, kehamass läks siis parema jala peale, lähen kokku ja siis veel üks kord, teen üks, vaatan, kui ma hakkan tegema lööki ja parema käega löön. Pum, keeratas kann välja. On ju. Siin on jälle, kõik algab jalast pihta, et kui ma lähen alla, pumps, siis kõigepealt ma pööran jala välja ja see tõukab siis ülejäänud keha ette. Pah, kokku. Üks, pah. Tüüpiline asi on, võib-olla tüüpiline viga on siin see, et ma ei paneks jalad liiga laiali. Paljud inimesed teevad võt selliseid asju. See on nagu ebamugav. Alati jälgige seda põhimõtet, et teil peab olema mugav. Kui ma lähen alla, pum, mul on siin väga mugav, balanss on olemas, pah, lähen kokku, hopp, 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 pops. Nii, et võite iseseisvalt siis seda kodus ka proovida.